soojade kevadilmade saatel alustab ka Tudeng TV oma uue uudiste saatega. Mina olen Karel. Mina olen Anni. Tänased teemad on teie ees. Teeme kiire tagasivaate rohelisele nädalale. Tudeng TV ja Eesti Rahvusringhääling ühendasid jõud. Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnika Kõrgkooli tudengid näitasid moodi. Lõbus lihavõtteduell tudengite vahel. Ja nüüd kõigest lähemalt. Puhtam loodus tähendab paremat elupaika meile kõigile. Uusi teadmisi keskkonnasõbralikest mõtteviisidest ning võimalustest andis Tallinna Ülikooli roheline nädal. Sel aastal said rohelise nädala jooksul tudengid võidu liikuda, tuua riided Humana kogumiskasti ning näha loodusteemalist fotonäitust. Rohelist nädalat on vaja selleks, et tuua keskkonnateemalised mõttetalgud, informatsioon lähemale. Mare galeriis ja majas on võimalik näha Kanada suursaadiku näitust Secrets of the Arctic. Nädalavahetusel lõppes tudengite äpipõhine võistlus sportimises. Milline on osavõtja tulemused? Osavõtjad on 20 ringis ja praeguse hetkeks on veel 2 päeva jäänud ja kõige edukam liigutaja on praeguse hetkeks saavutanud juba üle 50 kilomeetri. Seoses rohelise nädalaga oli kõigil võimalus anda oma korralikke riideid Humana kogumiskasti. Selle eesmärk on näidata tudengitele ja üldse ülikooli töötajatele, et taaskasutamine on loodussäästev teguviis ja et praegusel hetkel on võimalus inimestel tuua ülikooli enda vanad riided ja saavad ära anda, et me pea selleks eraldi kuskile sõitma. Keskkonnanädal ongi läbi. Olgem siis ikka keskkonnasõbralikud ja tšau! Seoses Euroopa Parlamendi valimistega pöördus Eesti Rahvusringhääling Tudeng TV poole. Euroopa Parlamendi kandidaate intervjueerisid Tudeng TV reporterid. Eesti Rahvusringhääling kasutas sel aastal Euroopa Parlamendi kandidaatide intervjueerimisel Tudeng TV reportereid Helle Rudi, Stinne Loo, Adele Tähemaa, Taavi Teder ja Rauno Kuusik seisid silmitsi enam kui 60 kandidaadiga. Seekord otsustati kandidaatide tutvustust teha teises formaadis. Ka Tudeng TV reporteritel oli seda põnev teha. Ma ei ole mitte kunagi nii palju poliitikast teadnud kui praegu. Ma olen saanud intervjueerida Igor Gräzinit, Vilja Savisaar-Toomast olen saanud intervjueerida, Almar Samastit. Täna oli intervjuu Liina Rauaga näiteks. Kes on kõige põnevam olnud? Kõige põnevam? Ma arvan, et tegelikult Liina Rauaga isegi, sest tema need vaated olid väga sellised, mis ka minul nagu sobisid. Mulle väga meeldis praegu viimane intervjuu Abdul Turaiga. Ma tegin selle inglise keeles, see oli mu esimene inglise keeles intervjuu ja ma tundsin, et me nagu rääkisime oma vahel ja ta oli hästi huvitav nagu intervjueeritav ka. Lauristin ikka tuli ja võttis mu südame. Kuidas ta su südame võttis? Ei, ta lihtsalt oli hästi nagu meeldiv inimene ja väga hästi läks intervjuu ja tavaliselt need päeva esimesed ei lähe eriti hästi, aga see läks täitsa niimoodi. Reportereid valmistasid ette peaprodutsent Tiit Kimmel, kes seletas meile formaadi põhimõtteid. Projekti eestvedaja Hanno Tomberg, kes aitas arendada nii sisu kui esinemisoskusi. Eesti Väitlusseltsi tegevjuhataja Margo Loor, kes õpetas meie reporterid argumenteerima ja esinema, ning Balti Filmi- ja Meediakooli direktriss Katrin Saks, kes hoolitses, et kõik reporterid oleksid teadlikud sellest, kuidas Euroopa Parlament toimib. Tere, Jevgeni! Taavi ja Rauno teevad telgitagustest kiire ülevaate. Lähme vaatame kiiresti stuudiosse. Siin on siis see koht, kus meie teeme oma intervjuusid. Siin seisab kandidaat, teise pool seisab intervjueerija. Ja meie ümber on Europarlament. Mõelge, kui suur see kõik on. Ja meie peame seda hoomama. Lähme vaatame teisi ruume. Nii, siin praegu on justis paet kõrval paremal on Hanno ja paet saadakul on Tiit. Lähme vaatame edasi. Vaatame korraks krimituppa. Seal on meie kaunis krimeerija, kes meid kogu aeg ilusaks teeb. Vaadake meid ainult.
siin oli meie riietusruum. Meie garderoob. Püha paik, kus me kõik end paljaks võtsime. Järgmises toas on meil siis peaprodutsendi kontor. Ja siin käib kõik brainstormimine. Põhimõtteliselt kõik küsimused mõeldakse siin välja, siin räägitakse läbi ja siis minnakse stuudiosse. Nagu näiteks siuksed siin. Udeki Loone, Kadri Simsoni küsimused siin, väga tähtsad küsimused. Mis on see kõige olulisem asi su enda jaoks, mida sa oled seal sees õppinud intervjuu ajal? Seal sees see hetk, kui sa peadki ennast kokku võtma, need sekundid jooksevad prompteri peal, et 2 sekundi pärast algab salvestus ja siis kõik, mis sa teed, läheb käiku, sa ei tohi eksida. See kokkuvõtmise hetk. Leida iga päev igale kandidaadile see uus küsimus, uus nurk, kust temaga alustada. Mida sa ise oled kõige rohkem nautinud seda juures? Koostööd oma toimetajaga. Ei ole midagi öelda. Kui su kõrval on ikka selline toetav jõud ja teised, meie meeskond üleüldiselt on olnud väga tugev. Tahate, ma räägin teile Ukrainast? Tahate, ma tutvustan teile erakonna programme vabalt. Valimisklippe näeb ERR-i kodulehelt. Meelelahutuslik kultuuriürituse inseneride moeshow viskas noored moeloojad taas võistlustulle ning testis ühtlasi ka nende pantomiimioskust. Juba 6. aastat järjest korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid enda moeshowd. Lähemegi vaatama, missuguseid lugusid noored disainerid jutustavad ja vaatame, kes täna õhtul võidab. TTÜ aula ootab lavale 10 kollektsiooni 14 erineva disaineriga, ent nagu ikka lahkub võitjana vaid üks. Lisaks au ja kuulsusele ootavad esikohta sponsorite auhinnad, väljapanek Viru keskuses ja 350 € väärtuses rektorite stipendium. Moeshow läbiv teema on moemimo ja lisaks terviklikele kollektsioonidele oodatakse osavat pantomiimi mängu. See nimi tekkis sellest, et ma nägin unes selliseid miime. Hakkasin mõtlema, et see päris hästi sobiks, et kuna tahaks anda disainerile võimalikult vabad käed, et siis nagu miim, kes jutustab mingit lugu ilma sõnasid kasutamata. Sama teevad tegelikult disainerid, et nad ei kasuta sõnu, vaid nad kasutavad kangaid. Samal ajal, kui žürii valib välja selle aastase võitja, täidavad lava Eesti parim koolinoorte vokaalansambel Too Loud ja Free Flow stuudio tantsijad. Tänavune parim kollektsioon Niina võitis ühtaegu nii žürii kui ka publiku südamed. Žürii esimehe Ardo Kaljuvee sõnul tehti otsus 2 minutiga ning täiesti üksmeelselt. Ütlesid, et sinu kollektsioon kas meeldib või üldse ei meeldi. Miks sa arvad, miks žüriile meeldis sinu kollektsioon? See on keeruline küsimus, ma ei teagi. Võib-olla olid siis sarnase maitsega nagu mina. Mis sinu kollektsiooni tugevused on? Võib-olla materjal ja värvivalik. Et võib-olla hall oli küll värvina igav, aga teised värvid lisasid siis seda kontrasti ja lõbusust. Tudeng TV otsustas lihavõtete puhul maha pidada ühe julge lahingu. Nädalavahetusel olid lihavõtted. Selle puhul otsustasime teha munased kolmikvõistlused. Mis see endast kujutab, varsti näeme. Aga siin on minu osaleja. Ja esimeseks alaks on legendaarne munade koksimine. Kus on meie relvad? Hopsti! No nii, valmis. No mis on ikka, palju õnne, esimene alavõit. Teiseks osavõistluseks on meil munade söömine. 3 muna, vaatame kumb on kiirem, kas mina või see tudeng siin. Edu. Nii, kohvik valmis. Tähelepanu, valmis olla. Läks.
Seis on 1-1 ja meil on plaanis viimane finaal. 3. ala, munarolett. Kohe näed, mis see on. Käes on 3. otsustav finaalala, munarolett. Siin on 6 muna, nendest 4 on keedetud ja 2 toorest. Vaatame, kumb saab au ja saab nüüd toorega otsa ette. Nii, kivi käärib paber, kumb alustab? 1, 2, 3. Siin alustad. Tere. No, oled sa kindel või? Ei. Pinge tõuseb. Higi, mehel on juba higi otsa ees. Keedu. Jälle või mis? Lepime viiki. Niimoodi, et lööme mõlemad. Oled mees või ei ole? Ma kardan. Nii halb. Oi, kui mõnus. Nii, seekord võitis sport. Mõnus ligane on olla, aga ma arvan, et järgmine lihavõtteaeg proovigi see ala ära. Munarolett on väga-väga humoorikas ala. Super mees. Lähme peseme nüüd ennast ära. Niisuguse lõbusa noodiga me täna oma saate lõpetamegi. Kohtumiseni. Kohtumiseni.